Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad interneti vahendusel. No hea kolleeg ütles, et elu on varsti nagu lill. Ma arvan, et elu läheb paremaks siis, kui pangad saavad ka maksustatud. Ehk siis me räägime loomulikult panga liigkasumi maksust, mida järjepidevalt nii Eesti 200 kui ka Reformierakond on maha hääletanud. Vot siis võib küll hea kolleeg tulla siia pulti, et elu on natuke läinud paremaks, sellepärast pangad solidaarselt panustavad ja Eesti riik saab ka eelarvesse lisaraha. Nüüd, mis puudutab seda eelnõud, siis on mul tegelikult hea meel, et see eelnõu on siin. Lugupeetud minister ta tõi. Mul on hea meel, et Keskerakonna mõtted on siia eelnõusse sisse pandud. Ja ma arvan, et see igal juhul soodustab konkurentsi pankade vahel ja mida tegelikult meil on ju vaja. Ma arvan, see on üks väheseid eelnõusid, mida Keskerakond siiralt toetab. Vaatame, kuidas need lugemised lähevad. Ega siin teise ja kolmanda lugemise vahel ei tule muudatusettepanekuid, mis ei ole meie poolt aktsepteeritavad. Aga vaatame, et praegusel kujul on ta meil meeltmööda. Ja ma arvan, et nii nagu ma ütlesingi, et mul on hea meel, et Keskerakonna ettepanekut ka arvestatakse. Aga mis teeb muret, on see, et meie tegelikult juba eelmine aasta esitasime paketi Riigikogu otsuse eelnõu, kus me tõime välja 4 probleemset kohta, mida tuleks ära reguleerida, ja see on ainult üks nendest. Ja kõik need 4 meie ettepanekut detsembrikuus eelmine aastaga hääletati siinsamas Riigikogu saalis maha. Ma tahaks lihtsalt meelde tuletada, et see fookus ei kaoks ja praegune valitsus võtaks ka need meetmed nii-öelda töösse ja õige pea tooks meile ka siia saali. Sellepärast see olukord, mis meil on Eesti riigis tekkinud, kus kommertspangad teenivad tunduvalt rohkem kasumit kui teised lääneriikide pangad, see ei ole vastuvõetav. Ma lihtsalt tuletan meelde, et vastavalt statistikale Eesti kommertspankade omakapitali tootlus keskelt läbi on 20%. 20% on kasum, omakapitali tootlus. Läänepankadel, kui me võtame Skandinaavia panku, see on kuskil 8-9%, keskmiselt nii-öelda teiste riikide keskmine koos siis Lõuna-Euroopaga tuleb välja kuskil 12% omakapitali tootlus. Mis see tähendab tegelikult? See tähendab seda, et meie pangad võtavad meilt rohkem raha, kui nende omakapitali tootlus, kasum on tunduvalt suurem, peaaegu 2 korda suurem kui keskmine Euroopa kommertspankade kasumid. Ega ta muud midagi ei tähenda. Ja see eelnõu kindlasti, vähemalt on püüe vähendada nende kasumit, mis tähendab teiselt poolt tarbija peaks saama siis nii-öelda leevendust laenude siis teenindamise osas, juhul kui soovitakse siis panku vahetada. Loodame, et see nii ka läheb. Mõte on hea, aga vaatame, kuidas see reaalselt toimima hakkab. Aga need kõik ülejäänud teemad, mida tuleks ära reguleerida. Ja ma tuletan meelde, et eelmise aasta septembrikuus Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku Riigikogu otsuse eelnõu, ettepaneku tegema Vabariigi Valitsuselt töötada välja kodulaenu refinantseerimist lihtsustavad õigusraamistikku. Meie ettepanek oli väga lihtne ja see koosnes 4 punktist. Punkt 1. Teeme ettepanek töötada välja võlaõigusseaduse muudatused, mille kohaselt krediidiandja ei või nõuda laenu saajalt ujuva intressimääraga kodulaenu enne tähtaegse tagastamise korral saamata jäänud intressi 3 järgneva kuu eest. Praegu on seaduses kirjas, et see õigus on olemas. Ja kui tegelikult, siis võtaks veel 3 minutit juurde. 3 minutit lisaks. Kui soovitakse enne tähtaegselt just tegelikult laenu lõpetada, siis reeglina kommertspangad kasutavadki seda õigust ja võtavadki veel 3 kuu saamata siis intressitulu. Meie selgelt ütleme, et selle pügala seaduse võiks muuta ja sellist õigust tegelikult pankadel ei tohiks olla. Teine ettepanek.
Teeme ettepaneku töötada välja kord, mis võimaldab laenu saajal lõpetada kodulaenu leping enne tähtaegselt, tasudes laenu tagasi vähemalt 1 kuu pikkuse etteteatamisega ilma täiendavate tasude ja sanktsioonideta. Praegu on need täiendavad tasud ja sanktsioonid seaduses sisse kirjutatud, pangad seda kasutavad meelsasti ja küsivad seda klientidelt, kes vastavalt tahavad toiminguid teha. Ka see küsimus tuleb siinsamas ära lahendada, kui me tahame kommertspankade oma kapitali tootlikkuse kasumi alla tuua ja tekitada suurema konkurentsi turul. 3. ettepanek. Teeme ettepaneku töötada välja kord, mis võimaldab kodulaenu refinantseerimisel muuta hüpoteekpidajat ja tagatiskokkulepped ilma notari osaluseta. See on see 3. punkt, mida me ka praegu selle seaduseelnõuga arutame. See on see punkt, millega tuli meil lugupeetud minister siia ja seda seadust ka tutvustas. Ja mul on hea meel, kordan üle, et see 3. punkt, mida Keskerakond esitas juba eelmise aasta septembrikuus, on siia tuldud ja seda seadust tahetakse muuta. Ehk siis 4 punktist 1 on peaaegu tehtud, vähemalt esimene lugemine on läbitud. Ja see 4. punkt, mis puudutab ettepanekut töötada välja kord, mis võimaldab kinnisvara tagatise hindamisel kasutada lisaks kutselise kinnisvara hinda eksperthinnangule ka krediidiasutuste statistilist andmeid. Ma saan aru, et osaliselt see on juba seadus mingil viisil sisse kirjutatud. See tuleb kindlasti üle vaadata ja teha see sellisel viisil, et ta reaalselt ka toimiks. Sest minu teada see 4. punkt praegusel hetkel väga ei toimi ja kõik pangad ikkagi nõuavad eksperthinnangut, kinnisvara hindamisi, mis teeb loomulikult jällegi vara soetamise kallimaks. Nii et head Riigikogu liikmed, koalitsiooni liikmed, austatud minister, 4 ettepanekud on Keskerakonna poolt tehtud, 1 on juba töös, olgem head, võtame ka kõik need veel 3 ettepanekut, mis meie poolt oli tehtud töösse ja teeme Eesti inimese elu kergemaks ja teeme nii, et meie kommertspangad ei teeniks 2 korda suuremat tulu võrreldes teiste lääneriikide kommertspankadega. Aitäh! Kolleegid, head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel. Täna jällegi meedias oli kajastatud üks negatiivne uudis ja negatiivne uudis on pärit Statistikaametilt. Ja nimelt Statistikaamet tõi välja eelmise aasta arvud ja see puudutab ka lisaks sündivuse vähenemisele ka rändesaldot. Ja rändesaldo on meil negatiivne. Ja see on trend, see on tendents, mida me oleme tegelikult lisaks sündivuse vähenemisele nüüd hakanud jälgima ka väljarännet. Ja kõige kurvem on kogu selle asja juures, et Eesti kodanikud rändavad välja. Ja see on probleem. Ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed soovivadki teada peaministrilt, et mis praegune valitsus ja koalitsioon on teinud selleks, et Eesti rahvas, Eesti kodanikud ei rändaks Eestist välja. Ja teisest poolt, miks on see selline tendents käivitunud? Mis on see põhjus olnud? Ja tegelikult on ju väga tõsise probleemiga tegu. Ja ei ole mõtet ju naerda siin, head Reformierakonna liikmed. See on teema, mis peaks olema täpselt samamoodi laual igapäevaselt valitsuses ja ka siin Riigikogus. Kui eestlased lahkuvad Eesti riigist, siis see on peaks... Head kolleegid, palun vaikust, lärm on natukene liialt tugev. See peaks kindlasti muret tekitama teile. Aitäh! Ja suur tänu. Algatuseks olgu öeldud, kuigi sellele on juba korduvalt tähelepanu juhitud, et päris humoorikas oli kuulda ministri suust seda väidet, et eks notaritasud on tõesti ajale jalgu jäänud, aga pole õnnestunud neid ka tõsta, sest ei ole siiani osutunud võimalikuks leida kokkulepet opositsiooniga. Vaat kus lugu näed. Meil on nüüd selline parlamentaarne kultuur, et koalitsioon on võtnud nii tundliku hoiaku, et kui ikkagi kokkuleppel opositsiooniga ei saa, et ega siis ei hakata üle rullima ka.
mille üle mul on nagu hirmus hea meel, sest et varem me oleme näinud ikka hoopis teistsugust praktikat, et kõik seadused, maksutõusud, kõik, mis on vaja olnud teha, on rullitud üle täielikus ükskõiksuses sellega seonduvalt, mida opositsioon asjast arvab. Loodame, et siis me saame seda uut kultuuri nüüd siin näha. Aga mis puutub sellesse seaduseelnõusse, siis ma tahaksin korrata seda, millele juhtisin tähelepanu ka oma küsimust esitades. Nimelt on selge vastuolu praegusel hetkel eelnõu tutvustuse ja sisu vahel. Et kui me loeme eelnõu tutvustust, siis ma võin teile tsiteerida. Eelnõu eesmärk on muuta eluasemelaenude refinantseerimine lihtsamaks, kiiremaks ja odavamaks ning suurendada konkurentsi laenuturul. Selleks muudetakse asjaõigusseadust ja selle rakendamise seadust nii, et eluasemelaenu üleviimisel ühest pangast teise ei ole enam vaja notariaalset tõestamist, kui, ja pange tähele nüüd, laenusaaja ja tagatisvara jäävad samaks ning tingimused ei muutu kliendile ebasoodsamaks. Ehk kaks olulist tingimust. Laenusaaja ja tagatisvara jäävad samaks ning tingimused ei muutu kliendile ebasoodsamaks. Kui me aga vaatame, mida seaduseelnõusse päriselt on kirjutatud, siis me näeme, et see esimene pool kirjeldatust on seal tõepoolest esindatud, ehk siis laenusaaja ja tagatisvara peavad jääma samaks, aga mitte sõnagi ei ole eelnõus kirjutatud selle kohta, et tingimused ei tohi muutuda laenuvõtjale ebasoodsamaks. Siis, et mustvalgelt võite ise lugeda, kellel teil on see eelnõu praegusel hetkel ees, asjaõigusseaduse muutmine, paragrahv 1, siin mitte midagi selle kohta kirjas ei ole. Ja minister ka ei eitanud seda, vaid selgitas, et asjakohane kriteerium on küll mitte seaduseelnõusse kirjutatud, aga see on kirjutatud seletuskirja. Nüüd juristidena, need, kes meie seast on juristid, teavad seda, et seaduseelnõu seletuskirjal ei ole seaduse jõudu selles tähenduses, et seaduseelnõu seletuskirjaga võib lahti mõtestada, selgitada seaduseelnõusse kirjutatut, aga seaduseelnõu seletuskiri ei saa asendada eelnõu ennast. Ehk ei saa nii olla, et osad asjad kirjutame eelnõusse, aga osad olulised kriteeriumid, mis peavad olema täidetud, need me otseselt eelnõusse ei pane, aga jätame need seletuskirja. Ja see ei ole õigusloomeliselt vastuvõetav praktika ja ilmselgelt see ka kohtus vett ei peaks. Et kohus õigust mõistes ja õigust ka tõlgendades saab lähtuda ikkagi ainult sellest, mis on seaduseelnõus kirjas ja kui midagi jääb kirjutatust ebaselgeks, siis täiendavat selgust võib otsida eelnõust seletuskirjast, aga mitte nii, et seletuskiri asendab eelnõud ennast. Nii et see teine kriteerium, ehk siis see, et tingimused ei tohi muutuda kliendile ebasoodsamaks, tuleb ka kirjutada eelnõusse endasse ilmselgelt sisse. Nüüd muidugi, nagu minister selgitas, ei ole ka eriti raske aru saada, miks seda praegusel hetkel ei ole eelnõusse kirjutatud, sellepärast, et aga kes hindab, millal muutuvad tingimused kliendile soodsamaks ja milliste kriteeriumide alusel seda hinnata. Nagu ma isegi osutasin lihtsalt oma peast mõeldes, see ei ole lõplikult läbimõeldud loetelu, no kui ma peaksin hindama, kas lepingu tingimused on muutunud soodsamaks või mitte, mida ma vaataksin? No vaataksin intressi. Kas intress on läinud soodsamaks? Vaataksin laenu tähtaega. Kas on näiteks võimaldatud tagasi maksta pikema aja jooksul kui seni? Vaataksin lepingu paindlikkust, ehk näiteks kas maksepuhkuseid saab võtta rohkem, kas neid saab võtta pikemaks ajaks, kas neid saab võtta avaramatel tingimustel. Kas uue lepinguga kaasnevad ka mingisugused lisahüved, näiteks soodsam kindlustus siis sellele kinnisvarale, mille soetamiseks on laenuleping sõlmitud. Aga kujutage nüüd ette, kui mitte kõik tingimused, ütleme nii, et kui ei muutu ainult üks tingimus, vaid muutuvad mitu tingimust, aga üks tingimus muutub ühes suunas ja teine tingimus muutub teises suunas. Intress läheb alla, aga paindlikkus väheneb. No, võtke kinni, kas see nüüd on siis muutunud soodsamaks või ei ole muutunud soodsamaks. Ja lõpuks jääb ka küsimus, et kes selle hinnangu annab ja kes üleüldse tagab, et laenuvõtja saab aru, et need lepingu tingimused ei pruugi olla muutunud talle soodsamaks. Nii et arutamisväärselt on siin kindlasti veel üksjagu. Praegusel kujul eelnõu on toores, kuigi selle põhimõttelist eesmärki me ka fraktsioonina toetame. Aitäh!